Tere. Tšau. Mis teed? Tšauki, uus pühapäev. Jah. Järgmine pühapäev. Jah. Kell on 8. Jah. Jah, nõustud kõik. Jah. Ja mees nagu sa oled, on ju. Jah. Et jätkuvalt Ilona ja Kristel ja jätkuvalt imeline ilufopaa Eesti lahedaim ilupodcast. Jah. Ma arvan küll. Jah. Mäletad, sina tookord oli kusagil, me nägime ju TikTokis oli vaata see mingi üks kauplus oli teinud TikToki, mis on teie suurim ilufopaa. No see ei saa olla. See ei saa olla. Üks sõna ei kasuta mitte keegi. Ei, see ei saa. Ma olen enam kui kindel, et nad on meid vaatanud, vaata. Ja nad on nüüd hakanud kasutama seda sõna. Ja tegid sellest TikTok, et mis on teie suurim ilufopaa olnud. Ja ma täitsa veendunud. Nii et müts maha, et sa õigel ajal leidsid selle nimetuse vaata, sest tegelikult... Ei, see ei oleks, ma arvan, mitte... Ei, ma ei ole elu sees kuulnudki sellist asja nagu. See ei ole nagu ma räägin. On asju, mis võib, nii on, aga see ei saa, see on liiga võõras. See on nagu full võõras sõna, vaata. Ilufopaa pole. Ei. Et ma olen täitsa veendunud ka, et see kaupluse kett kasutas meie nime. Podcasti nime. Ja, teha me oleme juba kuulsad. Aga nad kasutasid seda muidugi enda hüvanguks. Ei vihjanud meile üldse. Aga eks see asi nagu käibki tavaliselt niimoodi, vaata. See on suva. See on suva. Nagu ägedad, me oleme ega see meist nagu ei tee nagu, ma ei tea, igavamaks või niimoodi. Vastupidi, see annab meile haipi juurde. Nii, aga jätkuvalt on meil siis täna 3 lugu. Meil on täna 3 lugu. Aitäh teile lugude eest. Mul on sulle ju üks mäng ka. Nonii. Aga me ei hakka seda kohe mängima, hakkame pärast seda mängima. Ja selles mõttes see mäng on niimoodi, et mul on sulle ühed küsimused ja ma ise vastan ka. Aga see ei ole see, meil on, ei ole või? Ei ole, see on uus formaat. See on teistsugune. Issand jumal. Kas sa oled ilevil või? Kihevil? Ma ei julge. Puhevil? Oleneb. Ärevil? Ütle veel. Jätkame, kui palju meil see saate aeg on, siis ma ütlen täpselt see. Nägemist saada läbi. Aga... Eks see nagu äge on, aga minu jaoks on alati nagu, et kuigi ma ei põe, vaata, ma olen suht avatud inimene. Need on nii lahedad küsimused. Need ei ole nagu mingid isiklikud. Okei. Kinda. Uued lood on meil, eks ole? Jaa. Saatke veel lugusid. Tänu teile elab meie saade elus. Kas võib-olla nagu jälle mingid lood, nagu minul ei ole ju mingit ülevaadet sellest sotsiaalmeediast. Kristel, kogu ülevaade on minul välja arvatud YouTube on sinu kanda. YouTube'ist ja mina ja Insta ja TikTok, mis suri ära. TikTok suri vahepeal ära, sest seal mingi tšombe mina ei saa tolle algoritmist üldse aru, sest tollel pidigi olema kahtlane algoritme. Aga Insta ju täitsa õitseb meil suure tänud. Selles suhtes päris tublid olete nagu seal nagu laikima ja kommenteerima, aga te võite seda jooksul teha ka YouTube'is. On ju, ja siis kommenteerige ja saatke kindlasti lugusid. See on ka tore, vaata tavaliselt ongi, et kui nagu inimesed ju, kuidas ma ütlen, resoneeruvad nende lugudega ja siis nii, et mul on mingi laadne lugu. Resoneerimine ehk siis nagu näevad midagi endas või? Või mis see, samasuguseid lugusid on. Samasugustavad. Või ühesõnaga. Ja kusjuures ongi olnud, vaata, selles suhtes alguses, kui tulid ainult nagu ühe alatooniga on ju lood, siis mida laiemaks see läheb, siis seda rohkem inimesi tunnevad ennast nendest lugudest ära ja tahavad ka neid oma lugusid saata. Nii. Ei, las teada. No ütle. See meil, ma ei tea, mitmes episoodis see lugu tuleb, aga meil üks väga tuttav inimene saatis loo. Saad saa? Jaa. Ta on kõvõr. Nii, okei, aga lähme siis sessa lugu. Kuule, kas täna ka loosime midagi jälle või? Jaa, küünelakid. Ikka? Joo, küünelakid. Jaa, samad küünelakid. Mis olid eelmises episood olid, ja katavad hästi. Ja lõhnavad ikka sama hästi nagu üks vanakooli küünelakk. Et selles suhtes nostalgia laks. Aga küünelakk ja see kõik tuleb tagasi ju. Ja selles suhtes, et praegu tegelikult, kui sa leiad mingi hea kvaliteetse küünelaki, siis eelistatakse seda, vaata. Tõsi või? Ja eriti kellel on vaata probleemsed küüned, siis vaata, keellakiga on ikkagi piirangud, nagu näiteks varvastel on ju selles suhtes ei saa nagu, siis aga värvi tahaks ikka. Siis ja kui on hea pikka aega kandav küünelakk näiteks, ma ei tea, 3 nädalat. Nagu see vainuluksi küünelakk või? Jaa, saad sa aru. Reaalselt, mul on praegu nagu õpilane ja nagu praktikal vaata, nagu reaalselt nagu
ülihästi, kõige algajaam kestab nii aeglaselt, saad sa aru. No reaalselt saab, muidugi oleneb ka ruumi temperatuurist, aga üldiselt nagu ülihästi katab ja tõesti ta saab ilusti sinna naha juurde, nagu mega hea. On küll, jah. Mega, ma olen väga rahul, ma olen tõesti nagu väga rahul nagu. Ja tead, mis ma pean väikse tegema ülestunnistuse ka? Noh. Ma ei mäleta, mitmes episood meil oli, kui sa loosisid välja neid huulelõiked, vaata. Ja ma ütlesin, ma pean oma sõnu sööma. Ma ütlesin kohe, et see kasvab sulle külge. Aga vaata, palju nädalaid on möödas. Ja õhtuti ma ei pane. Iga hommik ma panen seda tingilingi huulelõiget, tõesti. I'm sorry. Tüdrukud, et selles mõttes isegi need, kes vürtsist ei söö, isegi need, kes nagu kellele tundub, et ta teeb ta keha, nagu teistmoodi tunded, vaata, mida ei tohiks olla, siis ta on äge. Hommikul ma räägin, hommikul erksus täis, saad sa nagu värska kurtsik kärkand, saad sa paned peale, teeb tingilingi ära. Tegelikult on ju mõnus. Aga on mõnus. Aga ikka mulle meeldib rohkem siis, kui ta nagu suur see ära ja siis tuleb nagu selline kerge. Ja kusjuures jällegi ja teist korda pean sõnu sööma. Kui meil nüüd oli see mitu nädalat tagasi, oli see vipp-üritus, vaata. Siis vaata, ma võtsin selle, sa ütlesid, et toiboi, et see on kõige popim toomis. Ma ütlesin, et ma ei tea, et mulle ei meeldigi see toiboi. Mis siis sai? Ja nüüd ma panen seda toiboid iga hommik, vaata. Okay. Tead, mis ma panin tähele tema puhul? Emsile andsin ka proovida. Siis mulle tundub, et need, millel on pigment sees, nad teevad natukene vähem seda tingilingi. Mulle tundus nagu. Ja samas on see, et kui sa alguses paned, miks ta mulle võib-olla seal ei meeldinud, tead, mis ma panin tähele, et alguses, kui ma panen, ta ei meeldigi mulle see toon, sest ta jääb liiga ta jääb liiga võlts nagu valget pigmenti täis. Ja saad sa aru, 5-10 minuti möödudes ta nagu ühtlustub sinu tooniga, ta on hästi kerget tooni. Ja. Anna aega, No ma räägin, jah. No ma arvasin kohe, et see nii läheb, aga küll. Teate, ma ei räägiks jama selles suhtes, sellepärast, et ma võtsin nad isegi oma salongi müüki. No mingit jama ma ei võtaks müüki, vaata. Ja. No võt. No tavai, mine Essa looga. Tavai. Jälle 3 lugu. Jälle ägedad lood. Natukene võib-olla teistmoodi. Ma tahan ise Essa loo lugeda, sest ma arvan, et ma ei tea seda lugu. Mulle tundub see võõras. Ma ei mäleta enam neid. Sest et siin ei ole e-mail taga, ma ei ole seda lugenud. Ai, siin on ikka e-mail. Loe ise ikka Essa siis. Siin on kõik e-mailid. Kõik tänased lood on e-maili peale tulnud suured tänud. Ja kiitos. Nii, eelmine kevad. Kevad aasta oli 2023. Üks naine kirjutas ja soovis aega. Ma tean seda lugu. Jälle ma tean. Ma vastasin, et mul on kliendibaas täis ja hetkel uusi kliente ei võta. Nii, kõik ilus, sai aru ja muud sellist. Läheb paar nädalat mööda, kirjutab keegi teine, et soovib aega. Kuna mul just üks klient oli haigestunud ja aeg oli vaba, andsin selle talle. Lisasin veel, et ilmselt mul hooldusaega talle pakkuda ei ole. Töö sai tehtud ja jälle kõik ilus. Kuni õhtuni, mil ma sain oma postkasti kirja naise käest, kes soovis kliendiks tulla. See paar nädalat tagasi. Kuidas te võite selline valetaja olla? Lausa kurb on vaadata, kuidas nii oma valedega vahele jääte. Ma siis küsisin, et milles asi? Tema vastas siis, ma ei saanud aega, aga minu sõbranna sai teie juures käia. Kas te nüüd äkki leiate mulle aja? No ilmselged ei teinud ma talle aega, selgitasin viisakalt olukorda, endal haripunane. Ja no mis ta siis mõtles, et sellise suhtumisega ma talle üldse kunagi aega leia. Sul on olnud solvunud kliente? On või? Mul on olnud analoogseid situatsioone. Ja kui ma seda nagu lugu kirja panin, ma ütlesin, et et ma saan aru, mul on olnud, et tõesti nagu käsi südamel, et on olnud kusagilt olen kuulnud, et see klient ei ole okei nagu. Lihtsalt nagu ma käitumis sellelt on ju, aga ma olen nagu teadnud, et tal on mingi selline igalühel on tutvusringkond on ju, ja nüüd, kui mina talle aega ei pakkunud on ju, siis kuidagi lampi on juhtunud, et keegi tema tutvusringkonnas küsib aega, siis ma ütlen tollele ka, et ma ei vaata kohe nagu ja teinekord on tõesti olnud niimoodi, et mitte kogemata, aga tõesti mul on sama situatsioon olnud, et ma olen ütlenud, et mul ei ole nagu aega ja siis nüüd keegi tõesti haigestub ja ma pakkusin ja nüüd keegi, kes nagu uuesti küsib, aga tema nagu siis ma selgitan aga nagu siis ühesõnaga mul on sama situatsioon nagu olnud selles suhtes, et see on nagu miks inimesed nad võtavad isiklikult siis seda nagu isiklikult selles suhtes, aga mul on olnud isiklikult, olen ma tõesti mitte pakkunud, ma tõesti tunnistan vaata, aga sest ma tean, et ma ei taha mingit konkreetset inimest enda püsikliendiks on ju selles suhtes, ma võin väga harva vaata, ütlen, kui mul on augutäide, nõme on kasutada sellist sõna vaata, aga tõesti, et ma täidan su vajadused ära ja uut aega me ei pane selles suhtes.
ja mõnedele, kui sa ütled nii ära, siis ütleb, et ma ei tahagi vaata, sest ta tahaks ikka nagu edasi käia. Ja. Aga niimoodi, et ta sellist situatsiooni, et nagu see inimene kohe nagu reaalselt, mulle tundubki, et see oli nagu mingisugune. Aga kuidas, nagu ma mõtlen seda, oletame, et mina olen nüüd siis see, kes isiklikult võtab see klient, eks ole, ma tahan sinu juurde tulla küünalduses, oletame, eks ole. Ja sa oled ühe korra mulle öelnud ära, et sa ei võta uusi kliente näiteks ja siis juhtub mingi olukord, ühesõnaga sama olukord. Ja mina nüüd siis võtan nagu, ja siis ma niimoodi, et kas sa nüüd pakud mulle uue aja ja siis sa ütled niimoodi, et hea küll tule siis, et mul on siin auk. Mis näoga ma siis lähen? Täpselt, mina ei saa ka aru, et nagu kuidas sa ise nagu, vaata, aga need ongi sellised, neil siin katuse all vist kedagi. See on sama see kudumisklient või? Eelmise episoodi kudumisklient. Sama point, vaata, ta nagu ei mõista nagu asja pointi, vaata, et kui sa ise nagu oled tegelikult, et kui sa aga kas see on siis nagu, kas see tuleb kuidagi nagu kodus siis, et sa sõimad nagu inimestel näo täis ja siis lähed õige näoga sinna, istud ikkagi potsti maha või? Teate, kui päris palju asju tuleb meil tegelikult kodust ja kasvatusest, aga tänapäeval on ühiskond ka, mis väga palju kasvatab ja paraku võib olla niimoodi, et vanemad on väga suurepärase töö teinud ja üks hetk, kui linnukene on pesast läinud, siis ta on sattunud sellisesse pessa, mis nagu annulleerib kogu vanemate tehtud töö. See on jällegi mingisugune selline nagu linnukes öeldaks. Ma mõtlen nagu, et äkki mõnel on lihtsalt selline nagu arusaam elust, et ongi lärma ja lõuga ja ründa ja... No täpselt nagu sa ütles, ta võtab isiklikult, et põhimõtteliselt, mis mõttes mina ei saa, et kas ma olen siis nagu mingi selline nagu kehv või analoog või mis värk on nagu selles suhtes, et nagu... Mina ei saa üldse sellisest asjast aru, kui inimesed oma pahameelt nagu või nagu isiklikult võtavad mingeid asju. No mul on jumal tihti on niimoodi, et inimesed näiteks, tead neid inimesi, kes ei ole hommikuinimesed? Mina? Sa ei ole hommikuinimene? Oled vihane hommikuti või? Ei, ma just mõtlen seda. Aga ma olen hommikuinimene, aga tund aega peale ärkamist. Ei, no ma saan aru, aga on mingi seltskond inimesi on niimoodi, kes hommikul ärkavad, on maksimaalselt vihased. Ei, ma ei ole kunagi vihane. Minu jaoks on ka iga hommik uus päev, uus võimalus, lähme. Aga jumala lahe on niimoodi, et vahest vaata mingid inimesed kirjutavad hommikuti ja sa näed nagu, et nad ei ole hommikuinimesed ja nad elavad nagu tudemäksu peale ennast välja. Ja niimoodi, ja sa näed sealt kirjas vahetuses, sa juba tunned läbi, et inimene, stiilis ütleme niimoodi, et sa tellid näiteks need 2 lakki, eks ole, ja ma saadan sulle kogemata vale värvi ja starus inimene on nii maksimaalselt närvis, aga hommik on ka veel nagu ja see lisab veel vürtsi sellele, et ta on nagu närvis. Ja siis ta ongi... Sa peaks ütlema, et kuule, mine söö. See söömine ka ei aita. Nad on umbes mingi lõunani on nad nagu nii turra ei saa. Ei, minul on niimoodi, et ma hommikul ärkan, sest ma räägin, mina ei ole mitte kunagi nagu selle koha pealt on vihane. Sa võid isegi keset tööd mind äratada. Ma ütlen, aga ma ei hakka su peale lõugama või niimoodi, mis kell nagu, alloo, nagu, tõmbame nagu nuppu välja siit. Ei, mul ei ole nagu selles mõttes, mul on iga suht adekvaat, vaata. Ei, me ei suhtle praegu. Ja siis... Ütleme, see on nagu vale ja kole selles ja ilmselgelt nagu täpselt nagu siin oli ka kirjutatud, mis nagu ilmselgelt ma ei paku talle enam aegu, vaata sellise suhtumisega. Järgmine kord ma ei tea, tõesti mul vetsuhäda tuleb keset seda, nagu sa tõmbad ka, nagu mis mõttes sul tuleb vetsuhäda? Ma ei saa üldse aru, miks inimesed nagu isiklikult võtavad mingid nagu... See on mingi trauma, lapsepõlve trauma. Ma ei tea või nagu kogu maailm... Miks sa kaasa ei läinud? Sa rääksid nii tõsiseks, ma mõtlesin, et sa nüüd nagu... Ei, ma tahtsingi rääkida edasi. Sa läksid liiga tõsiseks jälle. Nii, okei. No räägi siis teemat. Ma ei taha enam rääkida. Sul on ka lapsepõlve trauma. Räägi mulle. Mis see sul on ka pehme? Räägime. Mis kreemi sa kasutad? Miks sa seda kreemiroosi ei pane? Võib-olla ma ka võtaks roosist osa. Ma ei olegi vist pannud kusjuures täna mingit kreemi. Ma ei ole üldse kreemitaja. Ma ei ole väga suur... Katsu, kas mul on ka pehme? On jah, pigem. On või? Okei. Nii, lugu 2 või? Tavai! Oota, ma tahan lõpetada selle loo ära. Jaa, et mis värk on... Ma tahtsin midagi üli lahedat öelda sellega seoses. Et maailm ei keerle ümber nende inimeste, kes arvavad, et maailm keerleb nende ümber. Jah. Ma ei tea, mis lauses oli. Aga nemad teavad, et aga nad tahavad, et keerleks. Jah. Nii. Hei. Kes seda tegi? Hei. Ei mäleta, keegi tegi. Keegi kuulsuses tegi.
hei. Tuli meelde. Õhtusaatest Juri Butšakov, seal oli kuidagi laul hei ja siis nad miksid kokku. Hei. Mingi naabrimees, mingi blablabla, mingi laul oli. Ma nii vähe vaatan tellerit. Mul ei ole üldse tellerit. Kus sa siis tead seda? Sest siis, kui mul oli, siis ma vaatasin. Okei. Hei. Sa võtad täpselt tema nagu hääle. Hei. Ei küll liigume edasi. Jüri, kui sa meid näed. Hei. Hei. Õpetaja läks edasi aasta juba. Aasta oli siis mingi 2017. Käisin ilusalongis siis kulme värvimas ja korrigeerimas. Muidu ei ole mul halbu kogemusi selles valdkonnas olnud, aga siis oli küll veider. Kõik oli viisakas, teenindaja juhatas mind ruumi, kus oli siis kliendi voodi ja palus pikali heita. Kusjuures ei küsinud, et mis värvi kulme ma tahan, ise olen suhteliselt tõmmu, tõmedad juuksed. Igatahes pani ta siis värvi peale, ütles, et peab mõni minut peal seisma, ise kadus sealt ruumist. Ootasin ja teenindajat ei kuskil. Kuulsin kuskil kaugemal lobisemist, oletasin, et ta jäi siis kellegagi jutustama. Nägin ka toaseinal kella ja värv oli peal seisnud juba 20 minutit. Juba arvasin, et ei tea, kas pean selle ise maha kaapima või lähen seda teenindajat kuskilt otsima või karjun appi. Lõpuks siis mingi hetk ilmus teenindaja välja, ei vabandanud ega midagi, et nii kaua ära oli. Korrigeeris siis kulme, arvasin, et teeb ilusa kulmu kuju, aga pärast peeglisse vaadates olid mul süsimustad araablase kulmud laiad ja paksud. Viisaka kliendina ei öelnud midagi halba, maksin raha ja lahkusin salongist. Jälle jah. Jah, mees. Ma arvan, et meie maailm keerlebki jah mehe ümber. Tänu sellele meil need iluteenindus, tänu sellele tulevadki lood meile. Tänu teile, jah, inimestele, kes midagi nagu ei ütle. No jaa. Aga selles mõttes ta ütles, et ta arvas, et korrigeerib siis ja saab ilusa kulmukuju. Ma arvan, et ta tegigi ilusa kulmukuju, aga lihtsalt see värv seal ümber ringi nagu ei lasknud sellel ilusal kulmukujul esile tulla. Tead, ma arvan, et... Ta käis suitsetamas. Arvad või? Ilmselgelt. 20 minutit või? No suitsetas ära, siis tuli vahepeal ajas seal teeninga jutugu. Pani ühe tobi veel või? Ütles, kuule. Teeme ühe tobi veel või? Teeme ruttu ära. Tegelikult vesinik nii kaua, kulmuvesinik tohikski nii kaua üldse peal olla, 20 minta. Aga oleneb ka kui kange või? Tegelikult vist ei juhtu midagi, lihtsalt see jääb nii tugevalt. Ta jääb tugevalt, et ta rohkem päevi vaata siis. Aga ma mõtlen nagu seda, et aga tead, miks see jah-mehendus veel võib olla või? Inimestel on nii erinevad maitsed. Võib-olla see kulmuteenindaja vaatas ise, et jõle head püssid. See oli kunagi mäletad, nagu meil oli see üks episood, kus juustest vaata tegi selle kahuseks sama keis. Et võib-olla see teenindaja ise vaatas, et nii ehtad said praegu. Nii ilus konkreetsed jooned vaata. Hästi head tummised, paksud. Ja siis see klient minestas ära, tegelikult tahtis neid kriipse nagu 90-ndatel päeval. Kas sul oli või? Ma leidsin isegi, ma olin nagu full blond, ma olin nagu blond, nagu see valge sein siin, vaata. Seal. Nagu täis blond ja siis näost jumala kaame nagu räige, mida ma oleks praegu päevitanud, ma olengi nagu, ja siis oli selline kriips. Täielik kriips mine. Ai, mina vihkan kulmukikkumist, ma ei ole kunagi lubanud. Mul oli. Või oli või? Mingi mälupilt tuleb ette, et äkki ma kitkusin. Aga sa oled praegu jumala moodne, praegu ongi sellisel nagu laiem kulm, vaata moes, vaata. No normaalsus, ütleme selline, ausanud mind nagu see, ei ole minu maitse järgi, vaata, on kõik vaata niimoodi, et sul on kulm ja kulmukarv on nii, nagu ta kasvab. Aga mulle väga meeldib see. Sulle meeldib lamineerimine, täiega. Tegelikult või? Täiega. Mulle üldse ei meeldi, minu arust see on nagu kuradi, ma ei tea, need kuradi reha, kuradi värk siin. Jubedalt meeldib. Juue. Väga. Ei, minu arust ta teeb nagu nii robustseks teeb näo. Õudselt meeldib. Näilakas. Õnneks ma ei ole näinud siia. Mulle tegelikult on üks ripsme dušš, millega ma tegelikult teen, aga mitte, ma ei liimi neid siia nagu külge, aga ma natuke teen neid puffimaks küll. Aga mulle väga meeldib. Mis tegid? Hapnik sai otsa. No see on selle koha see. See ma arvan ka. Sa ikka oled normaalne, on ju. Nii, ma tahan öelda seda, et mul ema rääkis just mingi loo oma õest. Oota, äkki ma räägin selle mingi ülilambilt edasi praegu, ma ei tea. Aga põhimõtteliselt oli niimoodi, et mul ema õde siis käis, tädi ühesõnaga käis siis mingis väga okei kohas nagu kulme tegemas, aga ei saanud vist aega või ma ei mäleta. Jälle haikutasid. Ma ei saa lõpuni. Vaata, mul on niimoodi. See on nagu
mul on nüüd niimoodi, et kui mina ei saa ükskord korralikult haigutada nii, et lõua laiali, siis ma hakkangi poolikult haigutama. Saad sa aru? Tee ära siis, me vaatame. Ei, mul ei tule nii käsu peale. Ütle, kui tulema hakkab, siis me kõik vaatame. Siis... Ühesõnaga, tädi käis kulme tegemas, muidu käis jumala normaalses kohas. Ja siis ta vist ei saanud aega, ma ei tea, mis värk tal oli ka, ta läks ühe sükse vanakooli tegija juurde, nõukaaegse, omaaegse sellise mingi. Ja ma ei tea, poolikuks läheb, ma räägin. Miks sa ei tee ära? Ma ei tule niimoodi. Mul hakkab mingi sisemine error tuleb sisse. Nii, ja siis jälle või? Ma ei mida hakkab nagu see täiega kummitama nüüd, ma ei saa. Räägi ära ruttu. Parem saate kinni või? Jah, ma haigutan ära ja siis on 5 minutit. Laseme reklaamid vahele. Ja siis käis selle mingi nõukaaegse tegija juures, ma ei vaata sind. Oota, kuhu ta läks juukses? No nüüd niimoodi. Ta läks kulme tegema. Hei. Nii, ühesõnaga, käis seal nõukaaegse juures, tegi kulmud ära, vaatas, et jube hästi sai 5 euri maksis ainult. Keemiline värv ja... eur. 5 euri, jah. See ei ole nagu väga ammu. Käis ära jumal nagu nii rahul, üli hea. Kui see värv ära kulus, tead, mis siis oli või? Kulmud oli ära aetud see šetiga. Kulmi polnud. Aga kas ta ei tundnud siis või? No ta nagu selles mõttes, et vanakooli need teevad vaata šetiga, ta mõtles, et ta vaata nagu... Piirab nagu? No jah. Jaa, aga... No ma ei tea, vaata, võib-olla vanemad inimesed, vaata, nad ei näe ju lähedale, vaata. Vaata peeglisse võtavad prillid eest ära, nad ei näe, vaata. Ja, vaata, neil on ju see, vaata. Ja aga, et äkki ta tõesti võib-olla oli nagu selline juhus, et kui ta peeglisse vaatas, tal ei olnud nagu neid... Ja võib-olla endal olid nii heledad, et kui ta nüüd see kulmuvärv... Ongi hästile. Ta ei saanud arugi. Ja siis ükskord see värv kulus maast polnudki kulme. Väga julm. Kuniks siis ta tegigi püsimeigi lihtsalt loobus. Aga tead, et püsimeigiga on teinekord niimoodi, et reaalselt nagu mul on nagu mitu nagu klienti ka. Et ajavadki ära? Ei. Käivad keemiliselt värvimas, et oleks parem? Ei. Paku veel. Ei, tegelikult niimoodi, et kui nad tulevad alguses nagu udu või ütled, mul ei ole nagu kontuuri ja kõik, ma teen püsimeigi ära, vaata, on ju. Tegelikult mõtle loogiliselt, vaata, kui ma teen, vaata, ma siin nagu stimuleerin, vaata, panen vereringe tööle ja nüüd, kui tal on kulmukuju ees, siis ta ei kitku ju rohkem, vaata, ja tegelikult aja jooksul kasvab see kulmukarv ilusti tagasi ja on väga ilus. Ma ju vihkan, ma ei ole mitte elu, siis pole mitte keegi mu kulme kitkunud. Ma vihkan kulmude kitkumist. Ma ei kitku ise, ma ei mitte keegi ei käi ja ma lähen, ma arvan, ma suren ära. Ei sure. See on nii fucking valus, ma arvan. Mis asi on valus? Kulmude tegemine. Aga püsikas või? Ole nüüd, ei ole, mul magavad rahvas nagu. No jaa, aga mõned kitkumise ajal magavad ka ju, aga minule jaoks on kitkumine nii fucking valus. Kuule, kui ta paneb sulle tuime peale sinna, vaata, sa ei tunnegi. Mul üks oligi niimoodi, päris hea. Ja mul teevad magama. Kulmudega või? Räigelt, ja. Tavai 3. lugu. Sa tahtsid mängu teha, kuna sa mängu tahad teha? Tahtsin, jah. Oota. Räägime kõik lood ära ja siis on... Joo, mängu on nietu. Oled valmis või? Ma ei tea. Mängu nimi on ära mõtle, kohe ütle. See on umbes niimoodi, mida lehmi joob? Piima. Jah. No nii. Oled valmis või? No nii. Nii, nimeta oma esimene lapsepõlve kuulsuse crush. Leonardo DiCaprio. Sul ka või? Ei ole. Backstreet Boys Brian. Ja üks päev just vaatasin mingit video, kus ma tahtsin, et Nick oleks. Aga ma ei saanud üks klassiõde, võttis Nicki ära, ta ütles, et mina ei tohi võtta. Siis ma pidin leppima Brianiga. Mul oli Leonardo DiCaprio ja pärast oli muidugi Backstreet. Mul oli nagu see koos, vaata, ma pidasin nagu päevikut nagu kirjutasin, vaata. Ja mul on see päevik siiamaani alles, mul vist Temsi juures, ma peaks vaatama. Ja siis seal oli mul kohe sellest ajakirjast siis välja lõigatud siis DiCaprio seal ja siis panin kunagi me midagi bla, on ju. Siis on kirjutatud... Manifesteerisid suhtes ennast temaga. Ja siis oli niimoodi, et siis oli üks, ma mäletan hästi, et nagu, et Millennium tuli, vaata see 2000 on ju, olen toas, kuulan Backstreet Boys. Kõva, kus juures praegu, ma ütlen sulle ausalt. Ma just vaatasin eile TikTokis või YouTube'is Backstreet Boysi mingit kontserti nüüd, kui nad on täiskasvanud ja Kevin palju parem. Kus juures, et on küll, et Nicki, no on, seal on teistmoodi, vaata sul muutuvad ikkagi maitsed nii meeled, et ma vaatan praegu DiCaprio, halloo!
mis asja, aga noh, ma ei ole tema reitingus ka, tal on vist kuni 25. Ja seda küll. Üle selle, nagu ma olen juba vana mutta kõrval. Okei. Nii, davai, võtame oma mobla välja. Pean või? Mida? Nimeta see viimane vastassooisik, keda sa viimati Facebookist otsisid. Oh no! Sa oled ikka... Oota. Ja valetab raudselt. Ütle, ausalt. Aga mul ei olegi. Siiol pane siit. Siiol. Ma olen nõus, kui sa ütled, et sa ei saa öelda. Keegi... Ma ei ütle sulle, vaata. Aga see on... Ma kohe vaatan, miks ma teda vaatasin. Sellepärast, et ta saatis mulle sõbra kutse. Sellepärast. Aga otseselt ma kedagi ei ole otsinud. Mul on kõik ainult naised. Mul sama, aga mul oli ka üks mingi seltskonnast tuli mingi jutt mingist mehest ja siis ma tahtsin nagu vaadata, et kes see selline on. Minul on ka, mul on nad, vaata kohe peale seda, et peale teda tuleb, kus ta nüüd on. Aga ühesõnaga, me ei ütle ka väelega neid välja, jah? Ei, pole punti, jah. Need on mingid... Võib-olla seda, keda ma nägin läbi kelle mul klassiõde oli ja siis ma vaatasin huvitav, et kas nad on veel koos, vaata. Ja seda ma vaatasin küll. Lihtsalt stookimas, jah. Jaa, lihtsalt seda stookimas, jah. Nii, davai. Issand jumal! Joh, ID, sellist asja ei tohi teha. Kuigi mul ei ole midagi seda. Nii, kas sa jätaksid oma kaaslase maha, kui sulle antakse 1 miljon eurot? Ei. Selles mõttes, me oleme kunagi nagu seda arutanud, vaata selles suhtes, et kui me nagu teaksid mingi selline asja, me ütleks, jaa. Ja siis sniiki vaata, läheme koos ära, vaata. Saad selle milli kätte, siis lähete tegelikult koos nagu. Raha läheb ära ja tegelikult, et mis saab otsa üks hetk selles suhtes. Elukaaslased tulevad ka ja lähevad teinekord. Tead, ma ütlen võib-olla väga sellist kahtlased, aga mu emps alati tead, MM-i vastu pole pointi vahetada, sest ega mured on ikka nagu, kas ju samad või nad on erinevad ja lõppkokkuvõttes mitte kedagi, me ei ole keegi ideaalne selles suhtes, et kui ei toimi ilma rahata, siis ei toimi seda ka rahaga. No tõsi. Seega nii, et ei. Nii. Nimeta postreid, mis sul oli seinal noorena? Ma ei olnud väga postri, ma arvan, et ma ei mäleta peast, aga ma arvan, et mul oligi Backstreet Boys. Mul oli 100%. NSYNC oli. 100%. Ja NSYNC, Backstreet Boys, ma mäletan. Britney Spears ja Spice Girls, pigem need teemad niimoodi. Kus said postrid? Nendest need ajakirjad olid, mis... Kas see on see mingi ajal, et see Meie Meel või mingi siukesed keskelt said selle? Meie Meel, üks oli veel. Kas see oli, kas ta siiamaani äkki veel on üks... Joh, ID, mul ei tule, keele otsa peal on täpselt. Bravo. Ei, hulle nüüd. Ei, ta on ikka noorte värk oli, noorte see. Just. Ei mäleta. Ühesõnaga, jaa, mul oli. Sama. Vanema tubasid panna või? Jaa. Mul ei lubanud tegelikult, aga ma panin ikka. Ei, mul ei olnud selles. Mul oli mingi nii uhke tapeet, et tema ei lubanud panna. Ei, meil ei olnud uhke tapeet. Mitte seinad. Nii. Mis on see üks asi, millest sa arvasid, et sa oled välja kasvanud, aga tegelikult pole? Millest sa arvasid, et sa kasvad välja, aga sa pole siiamaani välja kasvanud sellest? Lapsemeelsus? Võib see olla või? Ei või? Võib. A mis veel? Paku veel. Niina nokkimine. Ei ole välja kasvanud. Ikka nokin. Selles mõttes, et see oli ka üks selline huvitav, et üks kunagi ütles, et kui sa teinekord roolis sõidad, on ju. Ja siis kõik inimesed nokivad ümber ringi. Ei, seal sõidad, muidu sa ei saa aru, vaata, aga siis, kui on valgusfoori taga, siis on. Või siis keegi nokib siin. Mina ei iga kord, kui kuskil teiste autodesse vaatad, siis kogu aeg keegi nokib. Nina nokkimist ei kasva keegi välja. Lihtsalt sa kasvad sellest välja, et kas sa teed seda nagu avalikult või siis nagu kodus tead vetsus või kusagil. Jah, nii. Mis on kõige veitram töö, mille eest sa oled raha saanud? Sissa, sa küsid nagu nii lambikaid. Ma ei tea. Mul ei tule meelde. Veidra, ma ei ütleks, et see veider on. Me käisime sõbrannaga kunagi, see oli võib-olla valusam töö. Me käisime Astelpaju neid korjamas, aga see Astelpaju mõõsas oli okka otsas, vaata. See oli valus. See oli valus. Aga veider? Ma ei ole vist nagu... Mul ei tule ise praegu meelde. Noorena? No ma mõtlengi noorena, ma ei tule. Ma olin suht, ma ei tea. Ei, ma käisin pirukaid müümas. Ma olin turu peal, olin pirukate müüa ka.
Kui vana sa olid siis? Äkki oli 10 ajal või peale 10 kohe. Mingi 19 äkki 20. Soomes ei ole käinud maasikat korjamas? Ei ole käinud. Tahtsid või? Alati tahtsin. Ma tahtsin maasikat ja mul olin kade raisk, ma olin kade. Sest mul nagu minu kuradi rajooni pliksid raisk käisid seal kurke käisid korjamas, 20 tuhhi, 30 tuhhi krooni said ja mina raisk rügasin 3 tuhhi eest. Ei, siis ma juba töötasin vist selles, mul veel lapsi olnud, puidutööstuses. Kurat, tõesti. Täitsa lõpp nagu. Aga mul ei olnud pappi minna, noh. No jah. See oli, küll ma mäletan, kui oleks pikali olnud, vaata plate peal. See oli juba edasi arenenud. Ja, ei. Mis on kõige veidram kuulujutt, mis sa endast kuulnud oled? Et ma tõmban narkotsi. See tuli küll kohe välja. Sellepärast ma olen kunagi kuulnud, et mingi teisik on et on nähtud, vaata, et selles suhtes. Aga võib-olla sellised nagu jooksvaid on ikka olnud. Kõige viimasem oli vist see, et kui me siin ühe selle kolleegiga siis hakkasime rohkem läbi käima eelmine aasta, on ju, ja siis ta tunnistas mulle, et kunagi käis siis seal vist Rakvere kandis või kusagil, et minu kohta, et ma olevat nagu mingi hull nagu kõva mutt, aga tegelikult ma ei tea mitte midagi nagu. Ja erialaliselt nagu, et seda aga sellega seoses et kellegi sinu nagu see teisik siis või? Ja. Mul on mingi sarnane lugu olnud kunagi. Minu see parim sõbranna, me oleme hästi ühesugused, me oleme nagu tatis peale nagu BFF-id olnud ja me oleme nagu maneerilt ja kuidagi olemiselt hästi sarnased niimoodi, et tihti peale inimesed ajavad mitte isegi meid segamini, vaid peavad teda minuks. Ma ei tea, miks nii. Ja no tõesti ikka nagu meie väga lähedalt seisvad isegi mingid nagu sõbrannad ja mingi venna naised ja niimoodi on läinud nendega pikalt ja jutud ära rääkinud ja siis tema on pidanud ütlema, et kuule, et ma ei ole muidu Kristel, et ma olen Krista nagu. Ongi meil nime. Teil on nimed ka sarnased. Ja meil on nagu hästi palju neid lugusid, nagu tõesti. Miks sul silmad niimoodi? Ma ei tea. No igal juhul. Ja mul oli üks, siis kui ma Soomes elasin, mul oli üks Pärnu Peika. Ja see Pärnu Peika suhtles mingite Viljandi kuttidega, mingite tüüpidega. Nii, ja me läksime siis välja, ma olin just parasjagu Eestis ja läksin oma siis selle sõbrannaga välja. Mõlemal olid seljas, meil olid mõlemad mustad, tumedad juuksed pikad, mõlemal... Mustad juuksed või? No, suht mustal, mitte süsimustad, aga üks toon enne. Ehk siis nagu alati, kui keegi ütles sul mustad juuksed. Jah, alati oli see, et keegi ütles sul mustad juuksed, ütles, et ei, üks toon enne. Olege, palun. Täpselt, just tumepruudid olid või nagu üks toon enne musta. Nii, mõlemal maani juuksed, mõlemad läksime mingid leopardi mustrilised, mingid pluusid olid seljas, temal oli roosaga ja mul oli nagu siis see klassikaline on ju. Ja läksime välja, aga mina läksin suht vara ära koju ja tema jäi siis sinna kakerdama ja läks siis mingisuguse vana tuttavaga, läksid ühise takso peale, et ühine tee lähevad koju, aga mingi kutt nägi nagu ja pidas teda nagu minuks. Ja siis oli sellele Pärnu kutile helistanud, et ma läksin mingi kutiga taksosse. Ja sellest ja lõpuni välja nii kaua ja lõpuni välja nii kaua ma selle noormehega suhtlesin, lõpuni välja ta heitis mulle seda nina, et ma läksin mingi tüübiga minema ja ma ei teinudki, sest et meeste jaoks ei ole vahet, kas roosa või klassikaline see leopard. Tal oli leopardi särk seljas, küsis, mis sul seljas oli, ma ütlesin see leopard särk, aga tal oli ka leopard. Ja oligi lõpuni välja ja niimoodi on meil on niisuguseid teisi olukordi olnud, kus on nagu teda... No sarnane jah, ei noh. Sa oled kõige naljakam, ma kuulasin sind ja samal ajal ma nagu ei kuulanud ka, vaata, sest ma üritasin meelde tuletada mingisugust lapsepõlve asju ja tead, ma vahepeal nagu jään ise nagu mõtlema, et issand, nagu, mis nagu toimunud on, ma ei mäleta. Ja mul oleks nagu ära kustutatud mingi osa nagu sellest, vaata, see on nagu nii sürr. Ja siis tuleb mingisugune keegi mingi sõbrantsidega saab nagu kokku üliarva muidugi ja siis ta tuletab mulle meelde, kellest sa räägid? Ma ütlen, mitte, et on mingi hull situatsioon ja mul on nii kurb. Ma nagu ei mäleta, sa nagu mingi amneesia oleks olnud. Ja. Ei kujutate, mul on küll hästi palju mingid, isegi täitsa nagu läheb täitsa, mäletan mingid, kui ma olin aasta või mingid. Ja. Ongi nii naljakas on vaata see. Teinekord ongi niimoodi, sa mäletad mingit sürrasja, mingi kui sa oled 3-aastane, aga sa ei mäleta, mis eile oli. Ja, ajukas. Nii, veel siis. Davai. Ja järkadus ära. Nii, nimeta üks asi, millest sa oled praegu täiesti nagu, kuidas eesti keeles on? Obsest või? Sõltuvuses nagu nii-öelda. Magamisest? Ei, sa peab nagu asi nagu olema. Tead, miks magamine inimestele meeldib või? Sellepärast, et siis nende kehad, hinged lähevad rändama
okei. No ma olen ikka väga veire tunenägusi vahepeal, aga see on jube. Aga obsest, võib-olla oma nagu tööst on see nagu ma ei tea, mul ei ole nagu vist see on nii igav. Ma tean, ma ei oska nagu midagi välja tuua, mis asi, ma mõtlen nüüd hommiku peale, kui ma tulen hommikusöögist, võib niimoodi öelda. Oi, söömine. Ma nagu, minu jaoks on nagu... Söömine on nagu juures olevad pildid näha. Söömine. Minul on hommikusöök, sellest ma olen küll, ma olen vist mitmetes eelmistes episoodis sulle nagu ütlen ka, et vahepeal siis, kui ma nagu kutiga nagu koos oleme, siis ta juba teab mind vaata, siis mul mingi õhtu on nagu, issa, ma tahan juba hommikut. Siis ta ütleb, et saaks süüa. Mõtlesin, jaa. Ma ei ole see, et mõlemal elukaaslaga on see, et tahaks hommikut, tahaks juba kohvi juua. Mul on peale sööki. Kohv tuleb pärast. Mul on söök, tund aega seedib, siis tuleb alles kohv. Okei. Mul nagu ei ole. Ta või 3. lugu. Kõik või? Muidugi 10 küsimust. Come on. Ma oleksin just nii. See oli päris hea. Конечно, да. No davai. Поговорим по-русски. Noh. Kurat, rohkem nii znaju. Kuule, ma hakkasin soome keeles rääkima. Mina ei aru saama. Nii. See on väike nagu eeltekst, ma lihtsalt kopisin nagu seda siia ka juurde, et see, kes meile kirjutab, tunneb juba sind. Mind ta nägi alles esimest korda, ma ei saa aru, nagu nii kaua võttis aega. Aga ütlevad, et me oleme koos vahva kombo. No nii. No lausa nii vahvad olete, et vaatas kõik 5 osa jutti ära. See on nagu... Seda pole varem ka kuulnud, et mõned lähevad käima, et siis vaatavad nagu kõik osad ära. Mul on ise ka kõimu, kui ma vaatan. Binge watch ivad. Okei, nii lähme. Nii, vaatas 5 osa jutti. Aitäh, naersin endale pisarad silma. Ainult, palun. Mina ise ei ole iluteenida, aga meenus üks 10 aasta... vahi, iluteeninde väline lugu. Aga meenus üks 10 aasta tagune lugu, kus käisin juuksuris. Lasen alati salgutada heledaks oma kartulikoore värvi juuksed. Jäin teenusega kenasti rahule ja läksin sealt otse perekondlikule üritusele. Kui siis üks pereliigi ütles, et mul on pluusi peal mingid plekid. Selgus, et juuksur oli kogematu mu seljale juuksevärviga maalingu teinud. Tagant järgi mõeldes sain aru, miks juuksur ei näidanud mulle pärast teenus, millised mu juuksed tagant poolt välja näevad. No, äkki ma oleks pluusi peal plekke märkanud. Aga asju tegi minu jaoks veel eriti kurvaks see, et mu pluus oli tutikas ja esimest päeva seljas. Sellist julgust mul polnud, et tagasi minna ja midagi öelda. Minu kättemaks oli see, et ei läinud sinna salongi mitte kunagi tagasi. Kui te ise oleksite sellises olukorras iluteenindajana käitunud, vaikinud või ausalt üles tunnistanud ja vabandanud. Järjekordne, jah, mees. Ei, no tema on veel hästi selline nagu ütleb, kõik on okei. Ei, mitte malbek on ka vale sõna, aga tema on siuke hästi nagu... ta ei tee probleemi nagu. Ei, nad kõik teeks probleemi, aga nagu selles mõttes mitte pärast oled oma ette või sisised seal, aga nagu tema on veel ekstra siuke... Minul on nagu see, et vaata eriti see, et uus pluus on ju, et selles suhtes, mina olen alati praegu ka, kuna ma teen tatuud ja püsimeiki on ju, siis ma näen ka teine, kui tulevad nagu sellise hästi uhketes nagu pluusides on ju. Aga kas juuksuritesse isegi olekski nagu mõistlik täitsa minnagi nagu... Kodu mingi pluskaga vaata, võtad mingi vahetuspluusi, igal pool see vetsud on ju neil igal pool vaheta välja. See vist on jah, sest et mul on isegi praegu, ma mõtlen, mul on paar kord olnud mingit situatsiooni, kus juuksur ütleb, et mis asja valge särgiga tulid. Täpselt. See tekitab stressi, vaata, sest seal sa ei saa nagu selles mõttes kõike nagu, mis iganes. Ja. Et mina panen ka siis nagu good point, aga kas juuksurid peaks ette teatama seda nagu või? Võiks, aga me ei ole veel pigem nagu jälgi nagu, et mis sa selga paned. Et palun nagu... Et ära mingid jube fancysid asju paned. Ja uut asju, millest on nagu... Ehk siis nüüd tuleb välja see, et teenindaja pole milleski süüdi. Teenindaja ei ole milleski süüdi. Nagu esimest korda vaata. No, et ta ei ole nagu... Tegelikult mõlemad ei ole siin nagu see on lihtsalt... Ei no, aga tegelikult oleks teenindaja pidanud ikkagi nagu märkama. Siin nii palju on küll tema suju. Ja see oli väga... See oli väga alatu, et ta ei näitanud tagant. Ta oleks võinud öelda. Alatu, see oli küll nõme, et selles suhtes tegelikult sa rikkusid. Mina ütleks nagu, mina päriselt ütleks, vaata, kuule, ma oleks ka, ma ütles, et ma hakkasin kinni vaata. Jaa, kindlasti. Oleneb, kui ta on midagi sõit 50, siis ma ütlen, kuule, äkki saab pesta. Proovime, kui välja ei tule, et siis nagu saab. Ei, nagu 100% oleks kinni maksnud ja kindlasti, no tema oleks olnud kindlasti see, et ei ole hull, aga noh, vahet ole, mina olen ära pakkunud. Ja siis, kui ta ütleb, et ei ole, okei, siis ei ole hullu. Ei ole hakanud. Kuule, aga äkki ikka. Aga siit siis loo moraal, vaata, aga see oli küll äge, et minu kättemaks. Jah, minu kättemaks. Ma ei läinud sinna. Väga tubli, kui kõikidel oleks sellised kättemaksid, kui maailm oleks vähe rõõmsam koht.
ja nii malbed need kätte nii malbed kätte maksavad. Kui te lähete kusagile sellistesse, isegi tegelikult, kui sa lähed kulme värvima, kas siis võib juhtuda? Isegi küünetehnikute järgi, kas siis kõige ägedam, kui tuldakse küünetehniku juurde, süsimustad riietused ja siin on täpike, on seda tolmu ja siis nad võtavad selle tolmuse käega. Oi! Ja siis tõmbavad siin. Kui ära tee, stopp. Ära näe vaeva. Stopp. Pärast. Pesed ära, siis on kõik hästi. Ja just. Et võib-olla ise nagu natukene kaasa mõelda, et mis teenusele sa lähed, on ju, et vastavalt sellele, kas siis riietuda või siis kaasa võtta vahetus nagu selle pluska või püksid, mis iganes. Sest juuksuritel tegelikult juhtub võib-olla vaatad kõige enim, sest et see juuksepesu seal selles kraanikausis ja neil ikka vist asju juhtub seal. Kuule, aitäh teile! Kõige parem lugu siis. Et kommenteerige siis ilusti meile siis siia. Kas Essa lugu... Mis meile, paneme lugude nimed ka. Esimene oli see, kes võttis isiklikult. Ära võtta isiklikult. Võtsin isiklikult. Teine on siis kulm. Paneme Brežnev, ei. Kulm. Araabia kulm. Jah, Araabia kulm. Ja kolmas on kättemaks. Ei, plekid seljal. Kättemaks on hea, jah. Saatke lugusid jätkuvalt, vist iga kord saatke lugusid. Jah, ma tahtsin nii kogu aeg midagi asjalik öelda, ei tule. Sama nagu moigutus ei tule välja. Ei tule, lihtsalt täis töll. Ta on täis töll, et selles suhtes, et aga kuule, meil on juba 7. episoodi ju. Meil on juubel varsti. 10. Kas seal podcasti maailmas on mingi siuke teema, öeldakse, et kui sa 8 episoodi sellest lävendist üle saad, et siis sa oled kohal. No proovime. Teeme ära selle 8. Jah. Pange laike, et tuleks 8, ega kui siia ei tule täis. Sa või 100 laiki, siis tuleb 8. Pärast loome ise mingi fake kontosid, taubime täis, vaata, et saaks 100 laiki täis selles suhtes. Ja ühesõnaga ja jagage meie lugusid, kui teile meeldib mingi, siis jagage ise ka. Sealt te saate ju share'ida neid lugusid ja jagage oma sotsmeedias selles mõttes edasi, et aga mõned on juba saatnud ka. Tähendab jaganud selles suhtes, et väga tore, et minul enda konto, nagu isikliku konto jälgija on üks hästi niimoodi tavaliselt, kas ta just pühapäev, ma ei mäleta, kas pühapäev võtab niimoodi esmaspäev, ta läheb maale, siis ta paneb alati mingi lõkke, vaata seal mingi ahjus ja siis vaatab meid suurel ekraanil. Lõkke teeb ahjus? No, ikka sul on lõkke ju. Kaminas või? Jah. Teeb kaminasse lõkke. Noh, on ju, paneb tule. Küll. Ma ei tea lõkke. Mina ka ei tea. Ei no kesen, ei teeb tule ikka, tule on õige, aga lõkke nagu vaata, sul tegis kohe, mis on lõkke, noh. Mängi kaasa. Kõvana. Kõva lõkke. Davai, siis jälle. Tšau. Tšau.